ma saaks iga nädal mingi Suprema koolituse teha, sest neil on neid tooteid nagu nii palju, aga see ei ole mõistlik, seda ei ole vaja korraga nii palju anda, et esiteks leia need inimesed, kes siis koolitab, et seda tuleks nagu teadlikult teha, et kui meil on täna nagu probleem bituumenkatustega näiteks või sünteetiliste katustega, et paneme jõud kokku. Võtamegi, paneme mingisuguse töögrupi kokku, või ütleme siis, kes tulevad nii-öelda paar korda aastas sinna proovima, üritus on tasuta, nad saavad tulla, panemegi kõigi materjalid sinna kõrvuti, kõik on head materjalid, panemegi kõik head materjalid kõrvuti näiteks. Meil on valikus anda ka keskklassi odavad, nagu annamegi enda kogu nagu selle range'i neile proovida. Et nad saavad aru, et okei, et ma olen siin mingisuguse pikralastiga terve elu siin lükkanud seda atra nagu, kurat näed, et oleks ma teadnud, et on vaat see ja 3. ja 4. asi ka veel olemas. Aga tervist siis. Tervist. Et mis meil siis on? Podcast on käsil ja osa meil siis, kui me leid loeme, siis on 5 vist. Ja meil on täna siin Rauno ja siis Supremast, Miidast. Räägi siis paari sõnaga, et kes sa oled ja kust sa tuled, nagu Mai Raunost ja Onast ütles. Just. Esiteks tänan kutsumast. Äärmiselt tore on, et ka meie, siis minu, Miida kui ka Suprema nii-öelda nägemust, mis meil siin Eestis nagu toimub ja seda arvamust soovitakse teada. Ise olen üldse tegelikult soojustussektorist pärit. Olen ehitusega tegelenud üle 10 aasta, muidugi seda on piinlikult vähe, aga tänaseks juba üle 2 aasta siis olnud katusesektoris. Peaksin ütlema, et see on olnud kõige põnevam ja kõige huvitavam ja kõige rohkem nagu väljakutseid pakkuvam sektor või üldse siis nagu ala, kus nagu toimetada. Okei. No sa lugesid enda tutvustuseid ilusti paberi pealt maha, et ühtegi sõna ei olnud sellest. Niuke nägu oli küll, et väga olulised laused kirja pandud, aga no, sa tõid väga huvitav asja välja, et oled siin, ütleme, katusektor suhteliselt uus sinu jaoks, aga kuidas see väljakutseid pakub? Mis see sõna sul oli? Just, väljakutseid. Esimesena, ütleme, esimene paar kuud, ütleme, selles ametis, ehk siis müügi esindaja ametis, sul on materjalid uued, sul on nende kasutuskohad uued, inimesed, kellega sa tööd teed, need on kõik uued, nii kliendid kui ka siis ehitajad, kui ka peatöövõtjad, kes iganes siis nende katus järelevalved. Et need kõik inimesed on uued ja ütleme, enda selline uude ruumi ja uude seltskonda toomine on alati veidi hirmutav. Aga ütleme, selle 2 aastaga on väga hästi näha, kes on väga suure südamega selle kõige juures, kes nagu tahavad, et see kogu see amet ja see ala ja kõik sellega seonduv liiguks nagu heas suunas. Mitte, et ma ei ütleks, et need inimesed jagunevad 2 osasse, et kes siis nii-öelda lihtsalt on siia sattunud aga lihtsalt kuidagi nagu mõned isiksused tõusevad esile ja see jälle avardab minu nii-öelda seda vaatevinklit kõigest, nagu, mis siis puudutab üldse katuseid ja praegusel juhul siis lammekatuseid. Ja me räägime täna lammekatustest ilmselt, kuna sinul on ju põhiline tooteportfell on lammekatused ilmselt igasugused. Et kui me nüüd räägime näiteks Miidast, siis meil on küll ka bituumensindleid, mis küll kuuluvad siis kaldkatuse seeriasse ja sinna kuuluvaid aluskatuseid, aga meie põhiline fookus ja meie leib on lammekatuse materjalid, bituumenist lammekatuse materjalid. Et me siin ennem podcasti algust paari sõnaga rääkisime ka ja sa tahtsid tegelikult ühte asja üle toonitada, et sul on ju portfellis toode, selles Miida tehase toode, mis varem oli tuntud Vene materjalina tegelikult. Peab paika. Võin ka öelda, et terve esimene aasta kulus, ütleme, selle Vene materjali nagu päritolu, kõik selle kuvandi ümbertõestamisele.
Kui mina liitusin, siis jah, esimesed töötasud tulid Mida tehasest, kui ta kuulus Soprema või selle Tehnonikooli koosseisu, kuid juba sellel hetkel, kui mina liitusin, oli alustatud kõnelustega, et Soprema soovis osta ära kõiki Tehnonikoolile kuuluvaid tehaseid Euroopas ja neid oli siis 4 tükki. Mida tehas Leedus, Börneri tehas Saksamaal, siis oli soojustustehas Itaalias ja ka siis sünteetilise materjali tehas Itaalias. Et meie olime siis nii-öelda kõnealune müügitehing, mis siis sai teoks järgneval suvel. Ma arvan, et see on selline oluline point tegelikult, mida nagu sa kindlasti tahad üle toonitada, et... Kindlasti, eks me oleme nüüd läbi teinud ka nimevahetused toodetel, enam ei ole Uniflexi alt nii-öelda leitav, et nüüd me oleme seda kaubamärki muutnud, aga... No ütle välja, siis mina ei tea. Ma enam ei müü või ei osta, ei ehita enam, et ma ei tea, kui ei osta müüa. Ja kõik nii-öelda toote nimed, mis siis pärinesid Tehnonikoolilt, nende kaubamärgid aegusid eelmise aasta suvel. Sellest tulenevalt me tegime nimede muudatused ja enamus toote nimesid sisaldab sõna Mida, mis siis viitab tehasele. Okei, et Leedu päritolu rõhutamine selles mõttes. Täpselt nii. Et Mida tehases töötab ligikaudu 100 inimest. Mina siis ainukesena Eestis, meil on müügiesindaja Soomes, meil on 1 müügiesindaja Lätis ja 2 müügiesindajat Leedus. Et selliselt me oleme opereerinud nüüd päris mõnda aega. Okei, aga kui me räägime sellist võib-olla natuke üldisemalt juttu, et kui me läheme sellest tooteportfellist nagu natukene võib-olla välja või selles mõttes, et ma isegi läheks välja, tegelikult võib-olla võtaks selle suurema pildi selle sama tooteportfelliga, et Mida, nagu sa ütlesid, on tegelikult Soprema kui suur omanik on ära ostnud selle Mida tehase, mis on üks väike osa sellest Soprema kontsernist siis, et tegelikult on väga palju tehaseid. Neid peaks täna üle 140 olema kokku, aga see siis hõlmab kõiki kontinente. Et need on Ameerikas, need on Euroopas ja portfell liigub nüüd tavalisest bituumenist tegelikult üldisele hüdroisolatsioonile. Me ei räägi nüüd siis ainult lamekatustest, vaid ka vundamentidest, me räägime teedeehitusest, rohekatused, pööratud katused, meil on ütleme siis turvatarvikuid, kõiksugu lisatooteid, mis toetavad seda hoone nii-öelda ehitust, kui ka sünteetilised materjalid kuuluvad sinna hulka veel, et läheb see spekter laiemaks, ei piirdu ainult bituumeniga. Kuigi Soprema alustas teede ehituseks sobiva bituumen asfaltmassi tootmisega. Sealt on nende alguspära nii-öelda saanud. Et nende nii-öelda siis nagu sisimus on ikkagi bituumen. Okei. Hea küll, aga jätame selle materjalid siis nüüd küll kõrvale ja ma küsiks nii, et mis siin muidu vaevab igapäevaselt? Igapäevaselt ütleme niimoodi, et selle eriala ja müügitööga kaasnevad sellised väljakutsed, keerukused. Et võib-olla sõnusin ära, kui eelmine aasta arvasin, et 2026 tuleb dokumentide ja igasuguste deklaratsioonide ja tõestamise aasta. Põhimõtteliselt iga päev või siis üle päeva on mingisugune küsimus mingisuguse paberiga, kas üks materjal sobib ühte kohta, kas seda sõlme tohib niipidi teha ja need päringud ei tule ainult katuseehitusest. Et nüüd natukene näpuotsaga puudutades ka seda teede või siis Rail Baltica ehitust, mis meil siin väga aktuaalne teema on, et sellest kõigest kuvab välja ebaühtlus. Ehk siis, kui sa pöördud nagu lõpuks kuskile poole, et saada nagu abi, siis ka nemad täpselt ei tea, kuidas see peaks nagu välja nägema. Et teeme nagu suuri asju, aga keegi täpselt ei tea, mille järgi. Et ei ole nagu lõpuni suusõnaliselt nagu kinni pandud, et tuleb üks projekt, küsitakse, et et kas ma siin tohin niimoodi teha, et siis küsid, et okei, et mille järgi siis projekt on tehtud, et on ta seal mingi trillid, EBS-id, et on sul mingi viide või midagi,
mul on siin kõik viited. Aga need jälle omavahel kuskilt maalt nad jälle ei sobi omavahel, et siis tehakse asju, aga ka mina 2-aastase kogemusega ei oska öelda, nagu, et kuidas siis nagu täpselt seda lõpuni lahendama peab, et see sõltub järelevalvest, Päästeametist, ehitajast, tema oskustest, tema nägemusest sellest ja kokkulepetest, mis seal objektil kohapeal tehakse. No jah, sa ütlesid, et sa 2-aastase kogemusega on sul keeruline, ma ütlen, et vahet ei ole, 30-aastase kogemusega sama keeruline, et see ei aita. Tegelikult sa tõid ühe väga olulise punkti siin välja, et see tingimuste või nõuete ebaühtlus, tegelikult see on oluline punkt tegelikult, ma ütleks. Õigemini, et meil nagu on igasugused nõuded olemas, aga samas siis nagu ei ole ka või kuidas sa seda ütled? Kuskilt maalt nad nagu lõpevad, et üks ehe näide, et kooskõlastasime materjali Rail Baltica ehituse tarbeks, mis siis läheb nii-öelda nende ökoduktide ja karptruupide nii-öelda peale. Võtsin ühendust siis Läti ja välismaa kolleegidega, et see ju meil läheb läbi 3 riigi, et okei, et kas te olete juba jõudnud mingi materjali kooskõlastada, et natukene hõlpsustada siis enda tööd ja sain vastuseks, et ahaa, et näed, et võt selline materjal, et saada need paberid. Selge, saadan need paberid. Eestis kooskõlastust ei saa. Lätis juba lennujaama, ütleme, terminalis juba paigaldatud materjal, kõik on ilus ja tore. Et siis nagu tekibki küsimus, et Lätis üks materjal sobib, meil Eestis siin ei sobi, et kuidas siis meie nii-öelda terminal või truup on teistmoodi ehitatud, kui on ta Lätis ehitatud. Ja Eestis lõpuks siis kooskõlastati materjal, mis on oluliselt kallim, ehk siis Eesti lõik lõpuks läheb maksma tõenäoliselt rohkem. See on suurem risk, suurem likviidsuse mure meie ehitajale. Ja meie toome, ütleme siis, materjal, mis läks kooskõlastusse, pärineb üldse Itaaliast. Ehk siis väga suur osa sellest summast kulub lihtsalt transpordile. Kuigi oleks saanud võtta materjali, mis on toodetud Poolas, mis on Lätis kooskõlastuse saanud. Et väga kummaline on, et miks nagu üks ühine projekt mingis regioonis peab maksma nii palju rohkem, teises regioonis jällegi vähem. Okei, see on tegelikult väga huvitav punkt jällegi, et see praegu seda küll näite Rail Baltica ja need truubid, aga eks katuste ehitus on sama teema ju, et materjali on palju, kõik on erinevad ja mis ennem ütlesid just selle kitsaskoha, et projekti on kirjutatud kõik nõuded sisse, et keegi ei saa tegelikult lõpuks aru, mida tahetakse, sest kõik, mis on kätte saanud, on sisse kirjutatud igaks juhuks nii-öelda, mis on tegelikult ajuvaba ju, sest et nõuded, erinevate riikide nõuded omavahel vastu käivad. Just. Et see on nagu väga hea point minu meelest, mida nagu tasub siin alati üle toonitada, et see on Eestis väga suur kitsaskoht ehituses üleüldse. Et see on katusehituses on see nagu igapäevaselt ja praegu nagu ka siin muude teedeehituses on see nagu tunda, et kuigi ma arvan, teedeehituses võib-olla natukene vähem. Nii palju, kui ma olen saanud sinna siis süübida, ma ütleks, et katusealaga käib, ütleme, lonkab sama jalga mingil määral. Et kuskilt vanast ajast on mingisugused nõuded ette pandud, kust need nõuded pärit on, selle välja uurimisega täna tegeleme, et aru saada endale tervikpilt. Tänu, ütleme siis sellele Supremale meil on võimalus pakkuda erinevaid lahendusi, aga siis ongi nagu kurb on see, et me hakkame kuskilt Hispaaniast ja Prantsusmaalt ja Saksamaalt tuleme igale turule. Meil on nagu mingi sobilik asi, mis on seal üle 10 aasta töötanud. Ja kui me jõuame Eesti, siin lõpeb nagu igasugune kaine mõistus, et nagu ükski asi ei sobi siia. Või siis mingi väga-väga kindel materjal kuskilt. No aga kas see ei kipu pigem niimoodi olema, et valitakse küll see hirmus kallis, hirmus hea materjal välja ja siis tegelikult lõpuks jõuab see, kui asi jõuab sinnamaale, et hakkame nüüd seda siis materjali ostma, selgub tegelikult sellise hea materjali jaoks raha ei olegi. Ja lõpuks võetakse hoopiski
veelgi kehvem, kui alguses oleks võinud nagu olla, et kas see kõrvaltvaatajana ma tean mitmeid nagu objekte, kus on nagu elu lõpuks sinna viinud hoopiski. Ja see kõik algab ka veidi sellest, et hästi palju on kuulda, kuidas katuseehitajad võistlevad nii-öelda sellel turul, et saada neid objekte kätte ja siis hakkab info vahetamine, et tee tonn alla, tee, ma ei tea, 2 tonni, 3, oleneb kui suur see käesolev projekt nagu on, et kui sa tahad tööd, et tee alla, et peatövõtja veidikene nagu soodustab seda erinevate materjalide miksimist, mis võib-olla kuskil lõigus ei tööta väga hästi, asendatakse alati nii-öelda kehvemaga, kuskilt maalt odavamaga, et ma saan aru, et iga sent on arvel, ehitaja tahab ka päeva lõpuks palgad ära maksta, midagi teenida ja ettevõtet edasi arendada ja koolitada, aga kui juba sul see võimalus juba eos ülevalt võetakse ära, et siis katuseehitajal on suht seotud käed veits. No see probleem on tegelikult väga igapäevane, siin seda kurdavad ju absoluutselt sisuliselt kõik halduvõtjad, katuseehitajad, kes teevad see halduvõttu, ütleme peatövõtjatele, et see toodete asendamine nii palju kui võimalik, nii odavaga kui võimalik on igapäevane reaalsus, et isegi kui projekti on kirjutatud head ja kvaliteetsed tooted, siis katusele need ei jõua. Et sa nagu tunnetad seda igapäevaselt materjali müüjana, maaletoojana, kuidas sul see? Jaa, väga tihti on ju ainukeseks näitajaks on meil siis Soomest pärit TL2 pluss TL2 või siis TL1. Aga sinna vahemikku sobib väga-väga palju materjale. Meie valikus on väga palju materjale ja ütleme tihtilugu, enamus minu müügid koosnevad keskklassi materjalist, millel ei olegi väga pikka eluiga ette nähtud, aga lihtsalt meie turg ei ole võimeline vastu võtma ja tihtilugu küsin ehitajate käest, nad ei ole isegi kursis, et tegelikult meil on ka pakkuda paremaid variante. Isegi ei vaevuta nagu küsima, et siin on siis nagu minu teavitamise koht, et ma käin ja tutvustan, annan mingid proovirulle, et just hea näide, et me oleme nüüd tutvustanud terve eelmise aasta ühe koostööpartneriga, kulutasime väga palju aega ja energiat, et tutvustada kvaliteetsemat materjali ja selle materjali müük tõusis, ütleme, pea 200%. Puhtalt sellest, et tal on parem külmapainduvus, ta voolab paremini ja see hinnavahe tegelikult ei olnud nii suur. Aga et sinna jõuda kulus ligi aasta tööd ja siis ka nii-öelda ehitaja julgust proovida. Et tihtilugu võib-olla minnakse seda teed, millega on harjutud, kuigi töökiirus võib-olla ja pikem garantii ja need eelised pikas perspektiivis võivad jätta ehitajale hoopis rohkem raha kätte. Ma ühe asja mainaks juba ära, et kes ei ole lammekatuse turuga nii täpselt kursis, siis jutt käib sellest, et asendada parema materjaliga tähendab tegelikult seda, et jutt käib ruutmeetri kohta, sealt sentidest käib jutt tegelikult. Absoluutselt. Et mitte, et me räägime, et materjal on seal poole kallim või midagi, vaid tegelikult küsimus on hoopiski sentides, et see on see, kui tegelikult natukene rohkem kulutada parema tulemuse, et sa enne mainis seda ka, et kasutatakse nii-öelda neid, sa nimetad neid keskklassi materjalideks, ma ei tea, kas seda kannatab välja. Standard eeldab, et ehitatakse vähemalt 25 aastase kestusega ja tegelikult see on võib-olla arusaamatu asi siin Eesti turul, et võib-olla puudutame seda natukene, et räägime sellest materjalide kestvusest üldse. Sest et sina ju ka, kui sa oma tooteportfelli vaatad, sa ei müü tegelikult materjale, mis kestavad, üldjuhul neid, mis kestavad seal 30, 40 või 50 või veelgi rohkem aastat, neid sa ei saa müüa, sest et neid ei osteta, eks ole. Ja seal tuleb veel üks väike takistus, et Suprema valikus me isegi leiaksime nii sünteetilise poole pealt kui ka bitumeni poole pealt materjalid, mis siis vähemalt 30-35 annaksid välja. Aga kuna Eesti turg on nii väike, siis ei ole nähtud vaeva selle PRUF T2 hankimisel.
et sellele ei nähta, kuna selle materjali hind on päris krõbe ja vaadates, mis meil siin täna ostetakse, siis ma arvan, et läheb veidi aega, enne kui on see õige aeg, et tutvustada neid siia turule. Aga samm-sammult liikudes parematesse, et lühidalt võib-olla näiteks, et mida tehas annab kahte moodi garantiisid oma bituumenkatuse materjalidele. Kui tegemist on näiteks Midaflexi, Midalastiga ja hoone omanik ei viitsi üldse hooldada seda, siis ilma igasuguse paberi tagasiside kõigeta, me anname 10 aastat. 10 aastat ei hakka selle materjaliga midagi juhtuma, eeldusel, et paigaldus on tehtud hästi. Paigalduse eest meie vastutada ei saa. Kui me räägime pikemast garantiist, siis sellisel juhul me tahame tutvuda objektiga ja meil on päris ilus hooldusjuhend, mille järgi siis pärast seda katusekatet pikalt elus hoida ja sellisel juhul me anname 20 parematele toodetele siis. Elu näitab, et nii palju kui mina oma 2 aasta jooksul olen garantiisid välja andnud, siis üks on järgmisel aastal uuesti ühendust võtnud ja küsinud, kuidas katus peab hooldama. Et see protsent on väga väike. No, see on ikka väga väike protsent, jah. Siin tegelikult tulekski võib-olla selle garantii või selle kestuse juurde natukene jääks selle juurde pikemalt. Et oli meil siin ka, võib-olla kes on vaadanud varasemaid podcast, oli meil siin tegelikult nii-öelda sinu konkurendiga, Powderiga tegime ka podcasti, kus olid Hiller, Kristina olid meil siin ja nad tõid sama probleemi välja, et isegi pikk garantii on nii-öelda olemas, aga seda ei kasutata või ei pakuta siin turul, kuna ma ei oskagi öelda, et ei ole nagu reeglistikku, mis selle ära määrab ja ei ole võimalik kasutada sellist asja nagu, kuidas siis on see hooldusleping nii-öelda, et katusehitaja on teinud hoolduslepingu, sest muidu ükski tehas nii garantiid ei anna, et see on siin selline nagu hiigel suur auk, mis tegelikult igale maja omanikule on tegelikult probleem. Suprema poolt on kusjuures päris hea lahendus sinna. Tutvusin nii-öelda Suprema garantiitingimustega ja seal on näiteks 20-aastane garantii on jaotatud 3 osasse. Et kui soovitakse nii-öelda seda pikemat garantiid materjalile, siis samamoodi paigalduse hetkel tuleb spetsialist vaatab üle üldjoontes, kuidas on tööd on teostatud, veendub nii-öelda selle korrektsuses, siis läheb 10 aastat aega samamoodi hooldusjuhendiga, saab 5 aastat täis, tuleb taaskord keegi siis kas Midas, Supremast, tuleb vaatab töö üle ja pikendab seda veel 5 aastaks, et kokku siis saada 20, aga iva, mis seal on see, et terve selle 20 aasta jooksul hooldustöid tohib teha see ettevõte, kes on selle katuse ehitanud. Et see väldib neid raudlabidaga vasjasi, kes seal lund käivad lükkamas ja suit sees lehti koristamas seal ja kõike muud, et kes nagu päriselt teab ka nagu katustest ja oskab vaadata. Turvatarvikud töötavad, lehtrid on puhtad, vuugid on korrektsed, mehaanilised vigastused puuduvad ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. No see on väga valus punkt. See on väga valus punkt siin Eestis ikkagi, ütleme nii, et üldjuhul Eestis antakse ju 2, parimal juhul 3 aastat garantiid, mis on naljanumber. See on ikkagi nali tegelikult ju. Et lihtsalt öeldes iga silikon elab selle 2 aastat üle, kui vahepeal juurde määrid ja siis ongi garantii läbi ja tegelikult tellija on selle jamaga üksi, mis siin on tegelikult tehtud. Kui on tehtud jama. Ja kui räägime ausalt, kui on ikkagi kehva peatöövõtja, kes on hinnad maha surunud, siis katus on täpselt selline, et 2 aasta pärast hakatakse lappima. Seni käib ehitaja lapib, paneb silikoni juurde, aga see ei ole ju mingi katus. Kahjuks mitte. Nii vähe, kui siis selle 2 aasta jooksul on kutsutud, siis olen saanud ka mõnel riigiobjektil käia vaatamas, mis seis nagu on.
täna juba mõnes su koolituses olnuna saan ka mina peast kinni võtta seal. Et jah, tihtilugu, kui me ikkagi räägime mingitest riigi asjadest ka, kus tingimus on, et odavam võidab, see peegeldub nagu igal pool. Nagu vundamendist ülesse välja. See on päris valus, see on ju meie kõigi rahakott, et see on meie raha tegelikult, mis me oleme maksnud ja tegelikult see on ju raisus. Sest renoveerime jälle siis 5 või hiljemalt 10 aasta pärast, kui peaks kestma 25 või 5, rääkimata 50, ei ole mõte unistadagi, et riigi objekt on pilgub kogu aeg nii-öelda, tahad sa öelda. Et kõlab väga halvasti, aga see vist on reaalsus. Meie kui tootjana tajume seda ja eks tahame ju, et kui mõeldakse meie materjali peale, et siis sinna mõtte teisele poole võrdusmärki tuleks nagu, et hea töötada, kestab ilusti, kõik on nii nagu peab, tehniline tugi on alati olemas, saab ehitaja tööde ajal helistada või muret kurta, midagi küsida, saab maja omanik kas või peale tööde valmimist mingit täpsustavaid asju küsida, et selle valguses me ka üritame kuidagi siis nii-öelda promoda kvaliteetsemaid materjale. Et kogu aeg testida seda võimekust, mis siis kas projekti nagu mahub või on ikkagi võimalus ja kuidagi toetada seda enda poolt. Kas siis kasutatakse süsteemsemaid lahendusi, mis on juba testitud. Meil on Suprema valikus on väga palju asju, millel on see BBA sertifikaat, ehk siis on tõestatud objektid 30+ aastat, mis juba kestavad. Et me saame kas või minna enne maja ehitust, lähme vaatame seda maja. Tellija saab kinnituse, et näed, sellises regioonis, sellise temperatuuri tingimustega kestab. Et see on täiesti võimalik, aga jah, harima peab tellijat, projekteerijat, ehitajat, kõiki lünku. See on päris huvitav point. See, kus sa ütlesid, et tehas viib teid sellele objektile, mis on 35 aastat vana. Et see on ju, tegelikult see on argument. Aga ma ise mõtlen selle peale, et teades seda Eesti ka seda turgu natukene siin, siis on ju, kas ei ole siis nii, et vaatad selle objekti ära, jah, hea küll, ja siis lähed tagasi, siis paned ikka selle jamma maha. Mis on nagu tobe öelda nagu, et... Äkki 20-st üks mõtleb niimoodi ja võib-olla... Kumba pidi siis? Ütleme, et kui me nüüd 20 klienti või 20 huvilist... Et üks paneb peaasja ikkagi. Jah, aga see on algus. See on algus, kuskilt peab algama, et me ei saa kohe loota, et me teeme kõik suured ettevalmistused ära ja nüüd kohe kõik käed laiali, rahakotid laiali jooksevad, et Suprema, ostame kohe kõik. Et see kindlus peab nagu tulema igalt poolt, et meie kui materjali müüjad suudame kõigile osapooltele siis hästi loogiliselt selgeks teha, millega tegu on, kuhu ta käib, mis on oodatav tulu või eluiga sellel asjal, kuidas seda peab hooldama ja kuni nii-öelda selle materjali lõppfaasi välja. Et kui on aeg nii-öelda vahetada ja see aeg on täis, et me oleme ikka veel olemas, meie käest saab ikka veel küsida. Äkki telefoninumber on sama peale 35 aastat, ma veel olen võimeline minema sinna katusele öelda, tead, ma mäletan, kui ma noor poiss veel olin, et siis me müüsime selle katuse siia, et näed, siiamaani kestab. Et see on hästi-hästi pikk protsess, aga kohe tuleb mõelda pikalt. Ja siin üks oluline punkt, mis ma välja tooksin tegelikult on selle juures need samad nõuded ja mis see asi peab kestma, et me loeme siin seda Eesti neid katuseehitusstandardeid, siis ma ikka uuesti toonitan seda üle, et 25 aastat on see aeg, mis standard eeldab, et kui sa standard järgi teed, siis on 25. Aga see on ju tegelikult miinimumaeg, et reaalselt peaks ju üritama kauemaks teha seda asja. Ja kui me seal standardi nõuetest veel natuke siia-sinna kõrvale kaldume, siis me räägimegi sellest, mis sa just ütlesid, et 5 aastat või 10 aastat ja siis sa juba tegid kisa, et nii kaua küll ei kesta. Tilgub parem, et see nagu
ühtepidi see kulab, me küll siin naerame, aga see naer rebib pisarate tegelikult. Et see on ikkagi väga valus teema. Ja viga ei ole ju, viga ei ole selles otseselt ei töö tegijas ega otseselt ka selles materjalis, vaid kogu selle asjade nagu koosmõjus, et kuidas asi kokku on pandud. Juhtub viga mõlemas, ütleme nii. Jaa, et meie muidugi tootjana peame ju pidevalt ju kontrollima oma materjali iga partiid, mis meie tehasest nagu välja tuleb, et meie poolt on nagu esmane kvaliteedikontroll on tehtud, aga et seda olukorda parandada, siis tegelikult mulle meeldib see mõte, mis me siin, ütleme, podcasti väliselt kunagi põrgatasime, et oleks ka siin liidu poolt võib-olla selline pisteline kontroll, et hoida kõiki vähemalt selle miinimum eesmärgi suunal. Et sealt võib-olla niisugust puskutegijaid nii-öelda välja sorteerida ja anda ka kindlust materjali ostjale, kui kas siis ehitaja või siis lõpptarbija näol. Et ta saabki minna liidu lehele ja vaadata, et ahaa, et näed, siin mingi aja vältel on vahepeal ikkagi vaadatud ja jah, vastab nõuetele. See on tegelikult tõsine plaan juba, kuigi ta on siin nii-öelda hetkel alles õhus, siis esimene asi on see, et me kirjutame nõuetesse sisse selle ja tootjad, kellel on huvi, siis oma materjali tõendada, et ta on ikkagi jätkuvalt kvaliteetne, mitte nii, et kui meil oli siin, ütleme, aastaid tagasi oli olukord selline, kus siis sisuliselt esimene partii oli hea ja pärast toodet ei tea mida, et sellist olukorda vältida igal juhul, et meie kindlasti oleme esimeste seas kohe, kui pakutakse see võimalus, et need ette näidata. Aga ütleme standardist veel rääkides, et kui loomekatuse standard meil siin tulevikus veel peaks nüüd muutuma, kas minu poolt siis kui tootja poolt küsimus liidule, et kus suunas me täna vaatame. Et kui meie eelmine suund oli Soome poole, et millised tuuled meil täna katusehituses puhuvad? Liidu esindajana vastates siis ütlen nii, et juba viimane loomekatuse standard 2023 välja tulnud vaatas tugevalt Kesk-Euroopa poole ja järgmine vaatab kindlasti rohkem ja me räägimegi tegelikult sellest standardist siis tõenäoliselt juba sellest elevandist ruumis, milleks on T2 tulekindluse nõue, mis takistab meil tegelikult kvaliteetsete materjalide paigaldamist sisuliselt, kasutamist õigemini. Ei saa neid Eestis kasutada ja see puudub tegelikult Eestis arusaamine, ma ütlen lihtne arusaamine, mis puudub, on see, et tulekindluse need nõuded, ütleme, testid, T1, T2, muud T3, T4, need on ju tegelikult natuke erinev testmeetod. See ei tähenda seda, et see materjal oleks kuidagi põleks rohkem või eredama leegiga, jah, aga ikka jälle tuleb seda öelda, et kui me Läti piirist sõidame ülespoole, põhja poole, pärast Läti piiri tõmbab tiku põlema ja see põleb eredama leegiga. Midagi teha ei ole. Kuidagi see põleb eredama leegiga, et kuidas see toimub, keegi ei tea. Seda imestavad ka kõik minu kolleegid, kes jäävad Iklast lõunasse. Et see on nagu tegelikult probleem, et see on, ütleme nii, et tegelikult me oleme endale selles mõttes nagu oma arust teinud nagu hea asja, aga siis, kui seda tehti, mul on kuri jahtus, keegi ei saanud aru, mida tehti. Tegelikult me oleme endale jalga lastunud väga tugevalt, et me oleme turu ära piiranud ühtepidi, aga teistpidi küsimus, et millega me piirasime ta ära. Väga kitsa materjali valikuga. Ja. Eriti raskeks täna siis poppide rohekatuste osas pööratud parklakatused. Ütleme, meil oleks tänu Supremaga liitumisele väga lai tooteportfell pakkuda, kuigi Peru T2 piirab meid täna. Ei, aga teistel tehastel on samamoodi. Kui me vaatame Lääne-Euroopasse, siis tegelikult on ju sama probleem ju. Kõikidele, kes neile siia tegelikult maale materjali toovad, nad saaks tuua paremaid materjale, aga meil on nõue, mida ütleme lihtsalt keegi ei tea, kes selle välja mõtles, aga tundus, et on äge.
no, ütleme nii, et me lihtsalt kopeerisime kõik põhjanaabrite pealt, sest me ise ei saa midagi aru, see on nagu selge, mis siin on tehtud nagu Eestis väga selgelt, et aga me peame seal need asjad ümber vaatama, minu arvamus on küll see, et ma olen poolt. Ja just kõige huvitavam on see diskussioon, kuidas siis saada, ma saan aru, et see põhiotsustus on meil Päästeameti käes vist. No, Päästeamet lähtub määrusest, kus on üks rida, siis nagu me siin ükskord arutasime selle üle, et võib-olla teha mingisugune ühine tulekatse päev, kus võtta kõik kõrged ametnikud ja võtame siis meil siin enim levinud PRUF T2 materjalid, võtame mõned PRUF T1 siit kuskilt lähiriikidest ja lähme ja põletame ja vaatame reaalselt, mis on erinevus. No ma tean juba ette, et see ei paista välja ja ega see ei ole ka, ei tekigi seda erinevust sellisel kujul, aga ma arvan, et see ei aita. See ei aita, sellepärast, et esimene arusaamine peakski olema see üldse, et need testid on nagu, test on vajalik, mitte see, et materjal peab olema nii-öelda, et ta tohi põleda, aga just see, et praegu ma väga selgelt tunnen seda, et Eestis lähtutakse sellest numbrist, et mida suurem number järelikult on, seda vähem põleb. Kangem test. Ja tegelikult see nii ei ole, et üldse see arusaamine jõuaks nagu turule, et suurem number ei tähenda suuremat tulepüsivust. Samas või... ta võib teatud tingimustel olla, eks ole, aga T1 ja T2 vahe on väga väike. Ütleme, kui me seda testist räägime. No ühel on lisatud tuul. Et ainukene faktor, mis nii-öelda see põlevkehal erineb. Aga see teadlikkuse tõstmine, et tuletesti poole pealt ilma määruse muutmiseta selle T1 promomine üksi võib-olla aitab vähe. Et turule jõuab nagu signaal, et okei, et see kõlbab, aga kui ma nüüd lasen projekteerijal teha midagi, tema võtab ikkagi seadusest, määrusest, viitest, standarditele asjadele ja seal see ei kajastu, et sa võid kasutada ühte või teist. Sellisel juhul need materjalid siiski ikkagi projektidesse ei jõua, ehitaja isegi ei tea küsida neid teinekord. Ei, muidugi. Ei selge see, et see nii ta on, aga ega siin hetkel lähitulevikus ilusat telget lahendust ei paista selles suhtes, et aga sinuga siin ka varasematel aegadel vesteldes siin nii telefoni teel kui silmast silma aega-ajalt, siis väga selgelt ma tunnen seda teemat, kuidas sa iga kord survestad, et tehke paremaid nõudeid, tehke paremaid, kõike seda on ja et muutke neid asju, et kõik see ei ole meie kätes muidugi, see on see kurb asi on ju. Ehk siis, kui me räägime katuseliidust või selles suhtes, aga mitmed asjad on, et need, mis meie kätes on, neid me kindlasti parandame. Et just nagu sa ennem küsisid, mis suunas, siis kindlasti selles suunas, et me saaksime kasutada häid materjale, kvaliteetseid materjale, et ükskõik millise materjali maaletoojaga rääkida, jutt on üks, head tooted on olemas, aga neid ei kasutata. Ja hinnavahe on tegelikult mõttetu suurus, kui me räägime, ütleme, eramute puhul on see sadades eurodes, ütleme, kas sa võtad nagu kehva materjali või kvaliteetse materjali suurematel objektitel, tõesti väga suur objekt on, siis me räägime seal 10 000, aga objekti maksumused on miljonites siis juba. Et ka seal on see, aga eluead, kõik need on hoopis teises suurusjärgus. Et see on päris valus teema tegelikult. See kõik kahjuks taandub jällegi kuskil pakkumise või Exceli tabelites sellele viimasele numbrile. Mida väiksemaks see saadakse, siis vaadatakse, et nüüd on hästi saadud, aga mida aeg edasi ja kui jõuabki mingisuguse materjali või mingi lõigu hooldus või elu ja hetk nagu kätte, siis kratsitakse kukalt, et ohoo, et mis me nüüd teeme. Aga selle peale tihtilugu kahjuks ei mõelda, jah. Meil on siin selline nüüdseks juba tugevalt vihatud sõna, see rohepööre ja kõik see, eks ole, aga mina ikkagi olen alati öelnud, et rohepööre ei pea olema see, et teeme asju kuidagi rohelisemaks eriliselt, vaid just nimelt see, et kui me teeme lihtsalt kaua kestvamaks.
et kui palju me siis roheliseks läheme, et me ei viska seda materjali 10 aasta pärast ja paremal juhul 25 aasta pärast ei pea ära viskama, vaid kestabki veelgi rohkem. Nii katused kui muud asjad, aga praegu me oleme sellest ikkagi väga kaugel, et meil on nii-öelda see, oleme rohelisemad, paneme mingisugust ainet sinna sisse, et oleks rohelisem, taaskasutame mingi protsendi, eks ole, aga reaalsuses prügimägi läheb ikka samamoodi suuremaks kogu aeg. Kahjuks küll. Kui meid B-Roof T2 ei takistaks, oleks meil tuua siia Eestisse tooteid, millel on LED-punkte, nii-öelda nendes ehitustes siis materjalid, mis sisaldavad erinevaid, meil on siis rapsiõli sisaldavad katusekattematerjalid. Prognoositav eluiga 35 aastat on juba kuskile maale on ka tõendid olemas, mis näiteks ei sisalda isegi kivikatet, vaid on liivaga pealt tehtud ja kestavad. Et väga selliseid innovaatilisi lahendusi ja Sopremal on ka tegelikult taastöötlemistehaseid, mis siis nii-öelda töötleb ümber vanu nii soojustusmaterjale kui ka siis bituumenit veidi sarnases määras, nagu meil teed seda edasi proovib praegu viia. Et olemegi praegu hetkes, kus üritame Soprema tehase ja teedu kokku viia. Okei, ja meie eelmine podcast siis, kus teed näitas seda, mina ütlen täitsa ime asja, et ongi tehtud komposiitmaterjal sellest vanast soojustusest ja muust sodist, mis on tegelikult väga jõhker tulemus ikkagi, et paari aastaga on sinna jõutud, et prügist teha tõesti midagi kasulikku. Hea näide veel meil Soprema valikus on näiteks ballasteeritud kukkumiskaitse ja need raskused, need klotsid, need on siis 35% orgaanilisest materjalist ja nii-öelda taastöödeldud materjalist tehtud. Et väikeste nüanssidega samamoodi üritame nii-öelda igapäeva kasutusse seda nagu tagasi anda, sest Euroopa määrused nõuavad tootjatelt vastutustundlikkust, CO vähendust ja hästi palju tööriistu antakse, millega seda nagu teha. Et selline innovaatilisus paneb nii-öelda ajusid liigutama ja paremaid asju väljuma ja loodetavasti komistatakse mingisugusele väga heale lahendusele. Kui me saaksime nüüd oma reeglistikud sellised, et need head lahendused ka meile võiksid jõuda, siis me nagu saaks ka 2 kärbest 1 hoobiga. Me saame pikalt kestvad katused ja me saame ka võib-olla siin olevat jäädet muuta millegiks, mis kestab kaua ja millest võiks olla ehitusel kasu. Praegu see, mis sa ütled, see kõlab täpselt niimoodi, et tegelikult, et meil ju nii-öelda on see ühtepidi paberil on kõik nii-öelda nagu juba roheline, et võtame igasuguse seadusi vastu, aga teistpidi mingisugune teine paber takistab seda. Ja kui me nüüd räägime sellest, et okei, ühtepidi kirjutatakse nii Euroopa Liidu poolt kui ka riigi poolt see nüüd sisse, et nii läheme rohelisemaks, läheme paremast taaskasutame. Aga kui me vaatame sinna teise poole sinna lõppu otsa, siis selgub, et oot, aga siin on üks asi, mis seda kõike takistab ja seda ei ole ära eemaldatud. Tavaliselt on esimene asi, mis seda takistab, on tellija pangakonto väljavõte. seda kindlasti. Et see fantaasia lendab väga hästi ja need mõtted iseenesest võib-olla ei olegi nagu nii pahad, aga neid tihtilugu ei taandata nagu reaalsesse ehitaja ja tellija ja kõige nagu võimekusse. Et võib-olla me oleme isegi võimelised neid kõiki nagu ehitama, aga ma ei tea, nagu on need autode laadimiskohad ja kui sa ikkagi sõidad enamasti igal pool ringi, siis Tallinnas võib-olla mitte, aga ütleme mingi Pärnu või väiksemad kohad sellised, enamasti need laadimiskohad on ikkagi tühjad. Et juba rahvas ei jõua nagu järgi sellele kõigele. Töökohad ei maksa neile piisavalt, et ma ei tea, meil pole toetusi, et neid elektriautosid saada ja ütleme kõike siis kaasa kuni selle mingi hoone valmimisel näiteks, et teeme hästi ilusa kauakestva katuse, aga seal majas on võib-olla üürihind on 25 € ruutme. Mingi väike pagaritöökoda nagu ei jõua seda lubada endal või mingi teenendussektor, ma ei tea, pesumaja või mingi autorehvi vahetus või mis iganes, et nemad peavad siis läbi oma teenuste selle kõik nagu kinni maksma. Aga see kuidagi, see ring nagu ei lonkab väga tugevalt.
see võib ka olla põhjus, miks nagu eelistatakse ja seda soodsamat varianti ja tuuakse see hind nagu alla, et lihtsalt jõuda nii-öelda alg nii-öelda staadiumist järgi sellele, et muidugi meie majandus sõltub ka teistest suurriikidest, kellel ei lähe just väga hästi. No seal on, ütleme see pigem, see tasuvusaaeg või see värk tuleb sinna siis võib-olla teemaks, et see, kes nii-öelda tellib, vaatab, mis tasuvusaaeg on sellel mingisugusel hoonel, eks ole. Noh, oma kodu ehitajatele võib-olla ei pane sellise pilguga tasuvusaega peale, aga ütleme mingisugused büroo või tootmishoonele vaadatakse otsa, et mis ta tasub, millal ta ära tasub ennast. Et... Võiks alustada sellest, et hooldaks iga aasta. Oleks juba katusekarantii kehtiks. No jah, et siin ongi, et reaalsus on ju see, et ongi, et kui vaatab tasuvusaega, siis ongi ju, et teed valmis võimalikult odavalt ja siis selleks ajaks, kui ära on tasunud, on ka ära lagunenud. Et reaalselt võiks ühekordne projekt nagu, et siis järgmine vaatab nagu, et oled nagu jõudnud nulli ja siis hakkad, reaalselt renoveerid ju kohe ju, siis kogu aeg renoveerid seda, üritad nagu päästa, mis päästa annab kogu aeg, et nii-öelda tulekahju kustutamine käib, et mitte igal objektil või hoonel, aga neid on ju päris palju, kus on probleeme lihtsalt seetõttu, et alguses hoitigi see viimane sent ka kokku. Et just selle nagu paremate valikute tegemises ja võib-olla nagu siis selle odavpakkumiste välja sorteerimises ma tahaks erilise sükse kiidusõna saata nagu Pärnu linnavalitsusse, et sain ühte projekti näha, kus siis nõuti 2 aasta asemel 4 aastat garantiid remonttööl. Ja lisaks oli seal veel, et katusele pääseb inimene, kellel on lamekatuse ehitaja tase 4. Wow. Et pidin tooli pealt pikali kukkuma nagu mitu korda. Sa lugesid seda mitu korda? Ma lugesin seda mitu korda, et esimese reaga vaatasin, 4 juba, et vau, et kui me nagu suudame väikeste sammudena siin ja seal nagu seda kõneainet sellest tekitada, siis seda laiemat publikut see haareb ja võib-olla siis hakatakse natuke teistmoodi suhtuma nendesse katustesse ja sealt ka juba siis neid projekteerima teistmoodi, ehitama teistmoodi, tellija, see infotulg, mis seda tellijat võib-olla erinevatest allikatest võib tabada, võib ka talle pirni põlema panna, et ahaa, et äkki katus on selline lõik sellest hoonest, kuhu peaks nagu eriliselt tähelepanu pöörama. Sul võivad ju need ilusad marmorplaadid ja asjad olla, et võta sealt siis paar eurot nagu seda, pane nagu võib-olla mitte nii ilus disainikas plaat, aga äkki katus peab 10 aastat kauem vastu. Et kuidagi nagu... see on nagu väga reaalne näide ja ütleme, et nii saab teha küll, et jah, et tõesti, et hoiad euro sellelt põranda pealt, siis näiteks odavam marmor, ütleme euro võrra ja paned euro võrra katusesse rohkem, tulemus on ka kõvasti parem. Jah? Absoluutselt. Seal on juba väga suur vahe. Või suunad selle hooldusesse. Ja. Et see päriselt see, kes selle katuse ehitas, käib ja hooldab seda. Või ehitusfaasis ma võtan sinna pikema elu ja ka ma ei tea, võib-olla eelistan valget, et mul ei kuluks nii palju energiat selle jahutamise või kütmise peale näiteks. Kasutan mingeid paneele, toimivaid süsteeme, mis käivad kokku, et natukene süübin sellesse, et see maja annaks mulle rohkem tagasi. Et Suprema valikus taaskord jälle suur rõhk, ütleme siis Poolast alates juba pannakse sellistele katustele, mis täidavad siis mitut funktsiooni. Esiteks on katused projekteeritud selliselt, et nad suudaksid hoida vihmavett endas, et ei ujutatuks üle meie väikesi vihmaveesüsteeme, mis on linnades. Täna võib-olla meil ei ole see probleem, aga muutuv kliima võib lähiaastatel tuua meile äkkvihmasid. Pärnus ütleme on iga aasta bussijaam, alati uputab mingi 2 päeva nagu. Aga kui seal võib-olla ümbritsevad majad oleksid projekteeritud selliselt, et nad kõik see vihm, mis alla tuleb, ei lähe kohe kolinaliselt torust alla, vaid seda survet nagu leevendatakse. Need bussid ei upuks seal, neid ei pea 10 autot treileriga minema viima, sest nende ajud on sealt basseinist läbi käinud. Et väiksed sammud, et... Selle nimi on see suure pildi vaatamine, igaüks teeb oma majakest või asja projekteerib ja ehitab, et seda suur pilt puudub.
see tuletas ma meelde, siin oli, mis on nüüd eelmine aasta sügisel oli siis Buildtesti üks koolitus, kus oli siis, see on ei tule nimi meelde, Tallinna Tehnikaülikoolist. Tõi Viljandi või Võru kohta sama näite, kus on ehitatud põllule hästi palju neid, mitte palju, aga mingi 300 või 400 nii-öelda suurt kaubandushoonet ja tootmishoonet ja uputab, kui kõva vihm on, sest parklad ja asjad ära ei jookse kuskile, et seal on ka sama asi, et nüüd tuleb ehitada hästi suur drenaažisüsteem, aga oleks ehitanud tagantjärgi. Nüüd hakkame lõhuma asfaldi kõigepealt, paneme ta kuskile sealt, kus sul need tsoonid on, ja siis kõik taastame, ehk siis nagu paned 2 korda rohkem selle. Aga oleks keegi selle läbi olnud, et sinna tuleb näiteks 3 või 4 joonet sinna põllu peale, mis on nüüd vesi enam ära imbu, oleks sinna teinud päriselt nii-öelda rohekatused, mis hoiab vett endas on ja probleemi polekski olnud. Et just selline vaade nagu on puudu, et me tihti lahendame seda asja tagantjärgi, üritame mingit õnnetust parandada, et see on ju, see on hästi kurb, et. Ja see on ainult üks etapikene, et üks asi on see, et ta suudaks nii-öelda vihmavett kontrollida. Teine asi on, et me paneme sinna murukatuse, mis siis vähendab nii-öelda linna CO-d, mis aitab hoones temperatuuri reguleerida ja sinna sisse lähevad veel ballasteeritud süsteemidega päiksepaneelid. Ja päiksepaneelid töötavad veel murukatuse peal eriti hästi, kuna pinnas hoiab aluspinna jaheda või ütleme, neelab seda sooja piisavalt, et päiksepaneelid saavad väga suure efektiivsusega töötada. Valge materjal teeb seda peaaegu, aga murukatuses on see temperatuur veel madalam. Et nii-öelda 3 efekti saad ühe asjaga ära lahendada ning murukatus, siis ütleme hüdroisolatsioon, mis ei ole sul ju avatud UV-le, mis on siis bituumini kõige suurem vaenlane, see eluiga seal 30-40 aastat ei ole üldse mingi küsimus anda. Juhul, kui panda seda või kodamat sodi lihtsalt öeldes, mida tihtipeale on tehtud siin kahjuks. Et annaks nagu lahendada ja hoonest väga palju välja võtta, aga taandub jälle sinna, et kas seda nähakse üldse sellisena. Kes tahab see pioneer olla ja kes tahab nagu selle kinni maksta nii-öelda. No ja ega siin Eestis on neid hooneka ju üritatud teha, aga tihtipeale need murukatused on ebaõnnestunud. Just nimelt, eks seal neid teadmiste, oskuste ja materjalide valik on ka kehva olnud, et see, ja näiteks see maksab kohe kätte. Sellises kohas see maksab väga valusasti kätte. Juhtusin ühte valmiva hoone nii-öelda projekti nägema ka, väga suur murukatus, tuleb Lasnamäele, ehitatakse. Murukatusel garantii 2 aastat. See on ju naljanumber ju. Selle lahti võtmine, ükskõik mis kohast on ju sisuliselt, see on ju kohe 10 000. Et ta üldse sealt, et jõuda selle pinnani, et hakata probleemi tuvastama. Otsima. Jah, see on juba, see on kohe 5-kohaline number, ükskõik kes sinna läheb. Aga tõenäoliselt me räägime oluliselt suurematest numbritest. Väga valus. Et jällegi meil on olemas nagu lahendused, oleme need välja käinud, me oleme kõige kallimad. Me oleme kõige kallimad kuskil 30%. Nojah, seda ütles Powder ka, et nad on kõige kallimad 30%, niipea kui võtab mingi korralik materjal, nii on kohe 30%, et siis kõik teavad, et kui tahate head asja, siis vaatate oma numbrit ja siis teate, et 30% siis saate jälle hea asja. Lahenduse. Jah, et siis on väga hea, väga tegelikult see on, kui sina ütled 30%, Powder ütleb 30%, ma arvan, et ka teised ütlevad selle sama numbri, kui võtta. Eks see tõde seal kuskil kvaliteetne materjal, et kaugelt ta tuleb ja nii edasi. No ütleme siis, paneme siis optimistikul 20 vähemalt. Alates 20. Ehk siis, sisuliselt on veerand puudu. Veerand hinnast on järjelt puudu, et üldse mingit kvaliteeti nagu pikem ajast tagada. Aga see on materjal, pluss tööd ka mõjutab, tööd tuleb teha ka ikkagi selle mõttega, et ei kesta 2 aastat, aga kestab 20 või 40 aastat sellisel juhul. Tuleb ka seal natukene, mitte enam nii palju võib-olla juurde panna, aga 10%. Eks liidu poolt ju korraldatud koolitused, täiendkoolitused, seminarid, meie panus sinna, eks see koostöö lihtsalt võtab aega, et jõuda paljude ehitajate, nii
võib-olla ühelt seminarilt saab ühe teadmise materjalist, tuleb täiendkoolitusele, saab mingit teist asja jälle proovida, tekib mingi käeline oskus, et see võtab aega, et seda rauda tuleb järjepidevalt kümneid ja kümneid ja kümneid aastaid taguda. Partnerid peavad kogu aeg olema paadis sellega ja samuti omalt poolt, siis ma usun küll, et me jõuame nagu selle teadmise kasvuni ja mis see siis toob endast, eks seda siis näitab, mis tasemel meie nii-öelda tellijad siis on ja mida nad väärtustavad ja mitte. No jah, sa läksid siin praegu ühe teema juurde, mis otseselt ei ole veel nagu nii-öelda väga avalik ei olegi, aga partnerliikmed on selle meil siin kõik saanud Katuseliidu poolt, et mis puudutabki seda, ütleme nii, et uut kontseptsiooni, kogu seda koolituste ja muude asjade teemat. Läksin saladuse välja. See ei ole saladus, eks see ei ole saladus, aga ma küsiks, et mis sa sellest arvad, et lihtsalt see teema ongi selles, et kuidas ühiselt kõiki paremini koolitada? Esiteks me võiksimegi partnerliikmetega kokku saada ja teha selgeks, mis kellegi arsenalis nagu pakkuda on. Et filtreeriks esmalt nagu välja, kui kellelgi, eks igaüks tahab ju kõike müüa, aga kui sa nagu turu külvad üle, ma saaks iga nädal mingi Suprema koolituse teha, sest neil on neid tooteid nagu nii palju, aga see ei ole mõistlik, seda ei ole vaja korraga nii palju anda, et esiteks leia need inimesed, kes siis koolitab, et seda tuleks nagu teadlikult teha, et kui meil on täna nagu probleem bituumenkatustega näiteks või sünteetiliste katustega, et paneme jõud kokku, võtamegi, paneme mingisuguse töögrupi kokku, või ütleme siis, kes tulevad nii-öelda paar korda aastas sinna proovima, üritus on tasuta, nad saavad tulla, panemegi kõigi materjalid sinna kõrvuti, kõik on head materjalid, panemegi kõik head materjalid kõrvuti näiteks. Meil on valikus anda ka keskklassi odavalt, nagu annamegi enda kogu nagu selle range'i neile proovida. Et nad saavad aru, et okei, et ma olen siin mingisuguse pikralastiga terve elu siin lükkanud seda atra nagu, kurat näed, et oleks ma teadnud, et on vaat see ja 3. ja 4. asi ka veel olemas. Et lihtsalt tutvustaks neile kogu seda spektrit ja kõikide poolt. Et ma eeldan, et väga paljud on ehitajate poole pealt on leidnud nagu mingi 1-2 sükest head materjali, nad purjetavad terve oma karjääri sellega, kui need on saadaval. No pigem purjetatakse odavama materjali peal, aga sa siin seda puudutasid valusat kohta, et Supremagi on ju andnud siin Lammekatuse õppesse ju oma materjale ja Tallinna ehituskoolil on kasutada praktikas väga head materjalid ja see ei ole veel kõik. Ja see ei ole veel kõik, ma tean väga hästi, aga just, ma ikka olen seda öelnud varem ka, aga just see, et need katusehitajad, kes tulevad ja siis on 5, 10 või ka 30 aastat teinud nende materjaliga, mis ta igapäevaselt paneb ja lihtsalt proovida seda, mida sa oled toonud siia nagu heaks või väga heaks materjaliks, siis see on, vahe on väga suur lihtsalt. Et seda nad kõik ütlevad. Ja teiste tootjate puhul samamoodi, sest tootjad toovad meile harjutamiseks väga häid materjale, mis neil on olemas, mis on väga tore. Siis me peaksime tegema sellise interaktiivse kalkulaatori liidu kodulehel, et mul on nüüd, ma ei tea, objekt siukeste ruutmeetritega, ruutmeetri hind on umbes selline ja siis sealt kui ma teen selle sita materjaliga, siis see maksab nii palju, kui ma teen selle, et tegiks see võrdlusmoment natuke, et see vahe ei olegi üldse nii suur ja ma sain seal koolis proovida ja paindida. Päris huvitav mõte tegelikult. Et võib-olla nagu, ütleme, hinnavahe hirmutab alati. Ütleme jah, aga võtame ehitaja, võib-olla ei saagi seda materjali valida, aga ta saab võib-olla soovitada, võib-olla, kui see ei ole 100% paigas, on ju, et nii-öelda asendatakse, aga asendada parem. Aga kui tellija näeb, et see vahe ei olegi nii hirmus. Minu meelest eramutel, kus kasutatakse seda odavaid või väga odavaid materjali, võt sellest ma aru ei saa muidugi. Et tõesti see eramu ehitaja, kes kulutab ju samamoodi 100 000 tavaliselt selle hoone peale, et ta hoidis selle katuse pealt selle 1000 eurot kokku. Mõnikord vähemgi, sõltub sellest pinnast, mis kaetakse. Kalkkatuse ehitajatega siin rääkides või maaletoojate, materjalitehastega, siis täpselt, et
okei, see katus on tuksis. Seda klienti ma tean, toidis 500 eurot kokku selle materjali pealt, kogu selle kubatuse, kõik need aluskatted, pealmised kivid või plekid. Ja siis, et sellepärast see läkski tuksi, et see on nagu reaalsus, et siis kes ei tea, siis lamekatus sama asi tegelikult ju. Nii ta on, jah. Et eramute puhul on see nagu täiesti müstika, et inimesed nagu lähevad selle peale üldse, sest kui katus sul eramul läbi laseb, siis on lips läbi. Muude hoonega ka. Aga... Ilusate marmorplaatidega seal esimesel korrusel ja sätid pange, vaata kuskil, et kus liigub samale. Ma olen ka neid päris palju näinud tegelikult, kus on tõesti, et inimesel on uhke elutuba ja seal on 5 ämbrit. Masendav tegelikult. Ja kui mõelda selle peale, et see taandus paarisajale eurole võib-olla, aga see alati ei ole võib-olla ka nii-öelda tellija taga, sest hoonet tellides sa muretsed seal, et vundamendis tehakse kõik hästi, aknad, vaheseinad, elekter, vesi, kanal, soojustus, et sul on see tähelepanu nagu hajutatud, aga võib-olla nagu see ehitaja, kes siis läheb seda eramut ehitama, oleks ka teadlik ja tal oleks võimalus, et näed, et ma pakun sulle siin niisugust traditsioonilist, olen siin 10 aastat teinud, kõik on väga hea, aga näed, sama asi pluss 300-400 eurot on ja nüüd kangem materjal natuke ja näe, siin on veel pluss 500 eurot, võt siin on nüüd vaat siukse elueaga asi, kui sa nõus. Eramute puhul see tegelikult töötaks, eramutel tavaliselt ongi ju tehakse neid objekte täpselt nii tehaksegi, nagu sa ütlesid, et seal oleks ehitajal, teadlik ehitaja oleks tegelikult oluline punkt. Sest ehitaja portfoolios oleks ju ka hea, kui ta ütleme, elab ise samas linnas, sõidab seda sama tänavat pidi, kus ta selle maja tegi. Võtab mõne teise kliendi sappa, näe, selle maja ma tegin 20 aastat tagasi, selle ma tegin 30 aastat tagasi või 10 aastat tagasi, mis iganes kestab. Kliendid on rahul, et hea tagasiside müüb ju alati rohkem kui mis iganes tellitud Google Adsi reklaam, mingi Facebooki reklaam. Ja, loomulikult. See on nagu kindel järgmine objekt, kui sul naabrid tegid hea maja ja siis see on nagu põhimõtteliselt garanteeritud töö juba. Et sest see, kui sind julgeb keegi soovitada, see on tegelikult suur asi, see on väga suur väärtus. Aga seda julgetakse teha, kui asi on tehtud. Esiteks, sul on oskused, et neid teha ja sa teed neid kasutades siis häid materjale, mida sa tunned. Aga ehitajal võib-olla ongi see, et oma töös ta ei julge katsetada, aga tule siis nii-öelda sellel täiendkursusele. Sul on kogu spekter, mis siin on saadaval, tule ja proovi. Puudu jääb, tohme juurde rulle, ei ole üldse küsimust. See on tegelikult, ma arvan, meil siin tänasest tunnikesest on meil juba midagi kasulikku siin sündinud, et see mõte, et tõesti, et teha asi väga lihtsaks kas või esialgu, et anda nende inimestele, katuseehitajatele, lamekatuse teema juures just siin need erinevaid materjalid, mis näevad pealt samasugused välja katsuda ja proovida. Nagu vaba mikrofon, tule riided selga ja tule lihtsalt tule ja pane seda erinevaid maha, et vaata, et see on 5 eurot, aga see on 6 ja see on 7 ja see on 10 ja see on 25. Tule proovi külmal ajal, tule proovi suvisel ajal. Ma arvan, et sellises formaadis tõesti võiks ju mõne teha küll, ma arvan, see oleks täitsa äge. Sest igalühel on oma nagu personaalne soov, aga parim, mis me saame teha, on siis lihtsalt anda talle nagu seda valikut, mille vahelt ta siis leiab endale selle õige, mis sobib tema ärimudelile, tema käekirjale, hoonete tüübile, mida ta siis parasjagu teeb, et tal oleks see sortiment. Kui me nõu küsimuse juurde läheme, siis päriselt ju kõik maaletoojad, kõik tehased pakuvad seda tuge ju. Ühel või teisel, kõik tahavad ju tegelikult anda nagu võimalikult parima variandi ju siit. Aga kuidas sa tunned selles suhtes, et palju seda tegelikult küsitakse ja palju on seda, et vahet pole, mis saab? Ütleme, küsimusi on seinast seina, aga ma ütleks, et pigem on neid vähe või siis on väga spetsiifiliste sõlmede jaoks või et ütleme oma edasimüüjatega me suhtleme ikkagi igapäevaselt, ikka enamus küsimusi ju tuleb läbi nende, sest nemad on see esmane kontakt sellele ehitajale, aga ka otse tuleb.
et see on ju üks minu tööülesanne, lahendada kõik kliendi mured, olgu siis ta kes iganes, edasimüüja, ehitaja, et alati saab kirjutada, alati saab helistada, kui on vaja kohale tulla, me tuleme kohale, vaatame, pakume lahendusi. Et see harib ka ju meid ja kõige parem ju tagasiside meie materjalidele. Et kui mitte keegi nagu üldse midagi ühendust ei võta, siis ikka mõtled, okei, kas materjal on hea või ei ole. Et ei tule ei negatiivselt ega positiivselt. Või siis kui tuleb on, et kui ma ei tea, transpordi käigus on mingi rull lapergune või on kukkunud või on meil tootmises mingisugune apsakas näiteks toimub, mingi jutikene või kripsukene siin või seal näiteks. Aga igasugune tagasiside võiks ka meile jõuda, et me teaksime võib-olla nagu, et kuule, sul see retsept on liiga pehme suvel, ma ei tea, põleb läbi või vuugijutt ei ole sirge või mida iganes nagu, et ma ei tea, paksus laperdab või midagi. Et hästi igasugunegi väike hälve jõuaks. Et selle jaoks me toodame neid etikette sinna külge, selle jaoks on seal tootmiskuupäevad, partiinumbrid, et me teame täpselt, saame vaadata oma andmetest, et mis sellel päeval siis oli teistmoodi näiteks. Ja tänu sellele pakkuda kvaliteetsemaid materjale. See on nagu Pandora laeka avamine, ma praegu tunnen, kui ma mõtlen sellele, et ehitaja, kes objektil paneb seal päevas, ütleme 10 või 20 või veelgi rohkem rulli maha, on ju, et ta siis vaataks seda etiketti, siis see oleks nagu niisugune helesiin unistus. Aga kui ma teistpidi mõtlen, et kui sellest sõltuks selle objekti garantii, aga sõltub kuhu, aga sõltubki. Miks me naerame? Miks me naerame selle peale, kui et sõltubki? See on nagu ühtepidi nagu nii tobe selle peale naerda, et kui ütled sõltubki, siis hakkame mõlemal naerma. Aga see on jälle meie natuke tegemata töö võib-olla, et meie garantii tingimustega kõik ei ole kursis. Võtame kõik ilusti ühte kätte, teise kätte, lähme rõõmsalt, räägime kõik läbi, käime kõigil külas, vaat meie garantii käib niimoodi. Päriselt ei huvita kedagi garantii, mis on 2 aastat. Sina tead, mina tean, kõik ehitajad teavad, et 2 aastat elab ükskõik kui halvasti paigaldatud materjal üle. Okei, on olukordi, kus tõesti on nii, et jah, läksid ära ja järgmise vihmaga sajab sisse. Siis oli, ehitaja ei teadnud üldse, mida ta tegi. Aga ütleme põhimõtteliselt, et kui vähegi sai aru, et nad paneks natuke neid kokku asju, siis 2 aastat on ju nali tegelikult. On küll, 2 hooaega ei näita veel mitte midagi. Ja katus kuiva alles 3. hooajaks ära. Et seest siis, aga ütleme, et sinuga siin seda praegu podcasti tehes ja ka varasemalt, siis ma nagu väga selgelt üks asi, mis kogu aeg pinnale tuleb, ongi seesama kvaliteet ja see garantii asjad, et need on ikka väga hinges on siin, ütleme, materjalide tehaste esindajatel, ma nagu tunnen seda väga tugevalt, et see on asi, mis teid ilmselt häirib siis nii sind kui teisi. Või kuidas? Eks me ikka tahame ju meie kõige parem müügiartikkel on ju kvaliteetne materjal katusel, mis kestab pikalt, ehitaja teab, on kasutanud, saab käega vastu rinde taguda, et see töötab hästi. Et see müüb ju kõige paremini. Ehitaja on ju see, kes vajadusel siis vahetab selle välja projektist, asendab millegi muuga või hoopis eelistab mingisugust. Et esmalt me peame ju võitma paigaldaja heakskiidu, et ta tunneb ennast enesekindlalt seda materjali paigaldades, ta objekti üle andes ei ole unetuid öid, et kurat ikka, kas tead see koht või teine koht ja kurat see kaevulehter ikka, kas ikka tead. Et tal oleks ennast müües, kasutades meie tooteid, see kindlus, enesekindlus. Ma praegu näen seda nii pigem sellest seisukohast, et seda muret tunnevad ainult need ettevõtted ja ehitajad, kes tegelikult vaatavad asja ikkagi tõesti pikas perspektiivis, nii nagu sina vaatad ja teised materjalid ja tehaste esindajad, et me räägime seal mitte sellest 2 aastast, aga räägime 10 ja 20 aastast. Et kui ettevõtted, kes on nagu ennast üles ehitanud selle eesmärgiga, et olla ka 10-20 aasta pärast turul, siis nemad vaatavad seda ja neile on see oluline.
aga ma ei tahagi nüüd öelda halvasti, aga meil on siin, ma väga selgelt näen seda kohtudes teiste erialaliitudega, ehituserialaliitudega, siis nende esindajatega, siis probleem on selles tihtipeale, et näiteks suurtel objektidel peatöövõtja surub objekti pigem sinna poole, et see on nii odav, et ettevõte läheb pankrotti, kuna ta ei ole jätkusuutlik. Ühe objekti teed, teise teed, kolmanda, viiendat enam ei tee, sest sa lähed pankrotti, sest raha ei ole, raha on kõik otsas. Ja ei ole koolitusi, ei ole mingeid asju, ei ole maksuraha, ei ole palgaraha ja siis läheb ettevõtte pankrotti. Et see on nagu eraldi teema veel, mida ei tahaks väga torkida praegu, aga võib-olla keegi tahab tulla mõnda podcasti ja rääkida siin tunni või 2 sellel teemal, et see on väga valus teema. See on valus, jah. Aga ikkagi jälle taandub sinna, et mina oskan ainult rääkida Mida ja Soprema eest. Meie nagu üritame kõva vaeva näha, et olla hea kuvandiga, hea koostööpartner, siis ükskõik millisele lõigule, alati kättesaadav, siuke no bullshit nagu ettevõte, et tulge, küsige, et mitte keegi nagu ei saaks mõru mekiga mõelda meie peale. Et meie näeme just palju vaeva sellega, et mõned peatöövõtjad just proovivad nagu, nende ärimudel on selle peale ehitatud, et väiksemad arvelt siis ise nagu ellu jääda, et ma ei saa ju öelda katuseehitajale, et katsuge vältida, et võib-olla ei olegi ühtegi muud tööd turul saada parasjagu ja sa pead ise ellujäämisega tegelema, et see risk minna sinna, et aga vähemalt kui ta läheb sinna, siis kui tal vähegi võimalust on, siis ta võiks kasutada häid materjale, vähemalt selliseid partnerid enda töösse kaasata, kellega tal on nagu taganttugi olemas. Sellisel objektil ei ole ma ei ütle midagi, kui ma lähen selle mõttega, et okei, ärme seda Pandora laegast siiski ikkagi ava praegu, las see jääb praegu karp enam-vähem kinni. Ja las ta olla ainult irvakil, ärme päris lahti seda tee, et see on ikkagi valus teema, jah, et on sul veel midagi hinge peal, mis sind nagu või rõõmu teeb vastupidiselt, ütleme hinge peal, aga rõõmsalt? Ütleme niimoodi, et see suhtlus erinevate tasandiga, olles väga värske selle amet, ütleme 2 aastat on pigem selline värske, et ikkagi küsitakse nõu, võetakse järjest rohkem ühendust, et see on nagu positiivses suunas, et neid küsimusi on nagu rohkem, annab mulle tagasisidet, et ma olen ka nagu siis teinud tööd õiges suunas ja koostöö on nagu paremaks ja paremaks muutunud, et see on küll, mis nagu pakub rõõmu. Et võetakse, julgetakse ühendust võtta ja nähakse siis, ütleme, mind kui kes on pädev mingisugustki nõu andma. Et ma ei ole mingisugune teab, mis katuse suur spetsialist, mul ei ole siin 10-20 aastaid taga, aga ma üritan alati iga nurga vaatevinkli nagu üle kuulata ja siis sealt oma selle õppetunni nagu võtta, mitte ainult selle materjali tootja ja müüja nagu mätta otsast. Et me võiks, ma ei tea, mis te siin vigisete, materjal olemas, minge pange, kui ei taha, ära võta. See ei ole nagu see lähenemine, mis toetaks siis seda sektorit kui sellisena. Pigem ikkagi, et sa oled liidule koostööpartner, meile tuleb uusi neid oskajaid, katusemehi, me ise oma materjale koolitame, näitame kõigile, et me nagu toetame selle arengut. See on see vähim, mis me teha saame. Et see suund on see, mis meie poolt nagu tuleb. Okei, jah. Tahad sa veel midagi öelda täna siin vaatajatele, kuulajatele? Meeldivalt üllatunud, et meid üldse kutsuti. Ikka kutsume. Et sain natukene meie telgitaguseid avada ja võib-olla nagu anda seda teadmist, et kuhu suunas siis meie tahame väga palju panustada. Ja kes tunneb, et tahab meiega koostööd teha, jumala eest, võtke ühendust. Teeme. Jaa. Katsuidu lehele paneme siis Rauno ja Mida ja Soprema tehase kontaktid ka alla siia, et saate, kes meid Spotify'st või mujalt vaatab, et siis
võite liidu lehele minna, siis sealt leiab ka. Ja mis ma ikka ütlen lõpetuseks, ütlen aitäh, et tulid ja ütlen kõigile teistele, et kes tunneb, et tahab midagi öelda teistele, siis olete oodatud, et mulle saab ka joonistada ja kirjutada ja pilti saata. Tulge kindlasti, ülimalt lahe kogemus. Ei olegi nii hirmus, on ju? Ei, üldse ei ole hirmus. Jaa, et see mitu kaamerat ja valgustused siin on. Tehke mõned märkmed ja edasi läheb lepasega. Jaa, ma ei tea, palju sa lugesid sealt maha. Eriti mitte, aga tundus küll, et loed kogu aeg. Teksti on nagu rohkem kui sul kirjas. Mul käib see, silmade taga käib see subtiitrite osa nagu. Ja ootame, keda me ootame. Meil on tegelikult olnud siin väga, ütleme, selline lamekatuse maaletoojad on meil siin, seal on nüüd meil juba teine ja Teet on meil ka ju lamekatuse taastootjad. Ootaks nüüd kalkkatuse inimesi, ehitajaid, tehaseid, kes meil siin on. Kõiki ootame. Ja, et teie kord nüüd, mis te passite, et muidu läheb väga ühekülgseks siin asi, et ja muidugi ka ehitajad, paigaldajad, kes igapäevaselt tööd teemad. Väga lahe tegelikult oleks ja neid ka kuulda, et just tagasisidet nii-öelda igast vaatevinklist, et üks ma Päästeameti inimese siia kutsuda. Paneme Päästeameti inimestega tuld alla. Otseses mõttes. Otseses mõttes. Aga okei, tõmbame tänaks otsad kokku. Aitäh sulle ja aitäh kuulajatele, vaatajatele ja kohtume. Kohtume.